Jou! Mina olen Laura. Mina olen Elen. Ja me oleme Anne Noortekeskusest. Ja täna me räägime teile, kuidas me käisime septembris Naiskodukaitselaagris. Ja mis me sealt põnevalt õppisime. Ja Just. Nii et kui sa tahad kuulda, mis me seal tegime. Ja vaadata. Ja kuidas me öösel telkides ööbisime. Ja neid kütsime. Siis ole hea, vaata see video lõpuni. Niisiis, oli tookord septembrikuu ning me astusime Eleniga vapralt Kirna õppekeskusesse. Just sinna samasse kohta, kus siis mina... Seljakotid selga. Meil olid seljakotid seljas, perfect. Aga sellegipoolest me jõudsime sinna Kirna õppekeskusesse, kus meid siis ootas selline suur ruum, kuhu me saime oma asjad jätta. Ja siis pärast seda me kogunesime õues, kus meil oli siis livistus. Me panime üles lipu, tõmbasime sinna, lipuasti, just tõmbasime lipu. Ja siis meid jagati rühmadesse. Ja kogu see päev oli niimoodi üles ehitatud, et meil olid erinevad töötoad. Ja rühmades käisime. Ja meie rühma suurus oli keskeltläbi 10 inimest. Ja mega äge grupp oli nagu. Ühesõnaga, siis meil oli... Võtsime ka seljakotid selga ja toidupauna kaasa ja läksime patardama. Jep, ja meie esimene punkt oli esmaabi. Näiteks me õppisime seda, et kui sa näed, et keegi lamab, siis ei tasu temaga selfit teha. Nagu esimese asjana kindlasti mitte. Jah, aga pärast nagu, ma ei tea, vaata tunnetuse järgi, et kas tasub või mitte. Aga esimese asjana ära seda kindlasti teen. Meie tegime, nüüd on nii, et juhendajad ei olnud nii entusiastlikud kui meie. Aga me võime teile paari klippi või pilti näidata sellest? Jaa, nii et nüüd siin on hästi palju neid pildikesi. Esmaabis me õppisime, kuidas inimest elustada, kuidas imikut elustada ja siis ka haavade sidumist. Ehk siis, et kui sul on mingi verejooksed, siis sa paned nagu lärabki ühe selle siia ja siis sa teed ja siis ongi nagu kinni. Raissi sadetamas lihtsalt. Ja siis me liikusime edasi mööda metsarada või teerada. Ja siis seal oli selline telgikene kuskil eemal ja seal telgikese all oli hästi palju erinevaid asju laiali laotatud. See oli looduse punkt minu meelest vist. Jaa, vähem minu selline. Mina kärtsin selle looduse punktiga, et tavaliselt kui igal pool on looduse punkt, siis see on mingi basic siuke metsateadmised, mis marjad need on, mis linnud need on, mis loomajäljed need on, aga see oli nagu huvitavam. Seal me pidime, asjad olid telgi all, me pidime igaüks valima ühe asja, mille sa võtaksid metsa kaasa. Mina võtsin näiteks taskuna. Aga siis me ka terve grupiga vaatasime need asjad üle, arutasimegi ja siis vaatasime, mis asjad on need, mida meil võib-olla metsas ei läheks vaja, et grupiga koos arutasime ja saime ka juurde võtta, et grupiga arutelu põhjal mõned asjad, mida meil võib-olla ikkagi läheks vaja. Ühesõnaga, me nüüd liigume järgmisesse töötuppa. Meil oli see esmaabi ja metsas ellujäämine oli ära ja nüüd me lähme kolmandasse, aga me enne teeme süüa. Me Lauraga arvasime, et me ei kutsu endale autot tagasi järgi, vaid me lähme jala. Et tundub, et meil on kõik vajalikud asjad olemas ja me äkki jääme ellu või ära ei eksi, ma ei tea, vaatame, elame, näeme. Siis me läksime sinna sidepunkti. Enne seda me sõime. Vaat nüüd tulevad klipid meie vapustavast toidust. Need võib tegelikult juppe taskusse panna pärast. Mikrovõtmes nii. Et siis kokandusklubi. Nuudlid paned keevasse vette, maitsestad. Ja kuna seal on 2 pakki, siis meil on 2 pakki maitsega. See on praegu peal. Nii. Ja siis nüüd me ootame, millal nad valmis saavad. Ja siis meil on sealihakonserv. Ja nüüd teeme selle konservitükkideks. Hästi tükkideks. Ja siis varsti paneme nuudlite juurde.
lihakonserv ei tundu võib-olla nii siuke asi, mida ma igapäevaselt kodus sööks, aga see oli täiega okei nagu. Siis me läksime sidepunkti. Mis oli 5 sammu? Jah, ei, see oli 2 sammu. See oli literally 2 sammu. Ja siis seal me õppisime, kuidas kasutada neid Walkie-talkie'si. Ehk siis kuidas öelda mingisuguseid asju, näiteks õppisime NATO tähestikku. Aga sealt me läksimegi edasi juba 5 sammu, kus oli telk ja seal telgel oli jälle täiega tavaari. Ja selle telgi all olid siis nagu täisvarustus, mis sõduril on. Kaitseliitlase või sõduri täisvarustus, jah, mis on circa 30 kilo. Jah, see oli nagu täiega raske. Ja siis me saime neid asju endale selga proovida. Siis me tegime meiki endale. Laura tegi meiki. Jaa, see oli mega fancy. Ma arvan, et kui järgmine kord keegi kutsub mind välja, siis ma teen täpselt sellise nuki nagu. Ainus probleem on see, et sest ei näe mu nägu nagu. Mitte, et see probleem oleks. Kes tahaks seda nägu näha? Kes tahaks seda nägu näha? Aga jah. Ja siis tuli laagri peakorraldaja meie juurde. Ja siis temaga oli kaasas üks härrasmees, kes oli kaameraga. Ja mis te arvate, mis juhtus? Me saime kuulsuks. Ühesõnaga jätta see sama asi. Meiga tehti intervju, et miks me ja kuidas me sattusime sinna laagrisse ja kuidas meil nagu see päev möödunud oli ja mega äge nagu Veits awkward, aga mega äge. Ja siis sealt edasi me jooksime mega kiiresti järgmisse punkti, sest me arvasime, et meil on hiljaks jäänud. Tuli välja, et meil oli megalt aega. Meil oli jah päris palju aega. Aga me seal tutvusime sellise asjaga nagu Ole valmis äpp. Exactly. Ma hakkasin praegu peas genereerima neid nimesid lihtsalt sest. Oi jaa, ole valmis. Neid äppe on lihtsalt nii palju peale tulnud, aga ole valmis äpp, kui sul seda veel ei ole, siis soovitan tõmmata nagu endale alla tõmmata selle siis telefoni. Anne Instas ühe highlighti all peaks olema ka väike tutvustus selle kohta, mida see endas kujutab. Meid võime seda vaadata. Ja siis tuli meie lemmikpunkt ja see lemmikpunkt oli siis tule kustutamine. Tuleohutus. Ehk siis kuidas näiteks käsitleda erinevaid tulekustuteid. Ja mille jaoks on erinevad tulekustuteid mõeldud. Ja meie kasutasime ka üsna sihipäraselt neid asju. Ärge kodus järgi proovige. Ja siit tuleb klipp. Kõrgemalt. Jah. Vau! Ühesõnaga ulmelahe oli tegelikult. Ainus probleem on sellega, et kuna tegemist on pulberkustutiga, siis esiteks mu riidad olid pärast seda täis, teiseks kõik mu hingamisteed olid seda pulbrit täis ja kolmandaks ma lihtsalt lõhnasin ka nagu mingisugune pulberkustut ja kõik was worth it nagu. Te nägite neid kaadreid, see oli nagu täiega hea minu arust. Me just käisime saunas ja nüüd sätime magama. Magamine käib siis nendes telkides, mis ma enne filmisin, nendes suurtes rohelistes, seal sees on ahi, nii et me panime kokku ahju kütmise graafiku. Iga 45 minuti tagant ärkab keegi, kes siis kütab paari haluga veits seda ahju veel. Ja siis niimoodi hommikuni välja, hommikul 7-ni ja siis meil on kell 7 äratus. Muideks, meie telk oli täiega fancy, meil olid isegi tulukesed sees. Pilt ka siia vahele. Tegelikult oli üldse nagu täiega, aga me tegime muideks ka öösel seda iga kord, kui keegi siis vahetas, siis oli või see kütmispäevik. Ehk siis iga kord tegi keegi sissekande, näiteks ma kirjutas haiku, kirjutas, kes mida tegi, siis ma ei tea, et kes telgis käis, kes juttu ajas. See oli ka täiega käib meie telgi inimesed olid täiega põganud. Jep. Ühesõnaga, hea tööd meie poolt. Nii et praegu vist. Võib-olla jõuame veel midagi. Ja nüüd me saame seda ägedat montaažitrikki teha. Paneme käe kaamerale ette ja ärkame, kui on hommik. Bye! Wow! Ja olemegi hommikus. Me leidsime ühe fänni siit telklalalt. Nii et kiired kommentaarid, kuidas sul löö meeldus? Hästi. Hästi. Kuidas magasid? Hästi. Oli külm ka? Ei olnud. Ei olnud. Kütsite telki ka või?
Jaa, ikka päris mitu korda. Päris mitu korda. Nojah, aga nüüd lähmegi siis edasi matkarajale, nagu ma päevakavast lugesin, nii et... Jah. Ja siis hommikul, pärast hommikusööki meid jagati uuesti gruppidesse ja Siis olid ju uued grupid, aga me Lauraga olime millegipärast ikka samas grupis. Ei tea küll miks. Võib-olla sellepärast, et meil oli vaja YouTube'i videoga teha. Who knows? Aga igastahes me siis pakkisime oma asjad seal kokku ja siis läksime matkale ja siis kõndisime mingisugune, ma ei tea, kilomeetri, 2,5 veitsa eemale, kus meil olid siis erinevad tegevused, mida me olime eelmisel päeval õppinud. Näiteks, ma ei tea, oli majamakett, kus me siis pidime otsima, mis on nagu pildil valesti ja värki. Meil on igast sellest punktist video ka. Hei, hopsti! Ülevalgustatud meie taas siin, aga meil sai nüüd matkamäng läbi. Liigume tagasi sinna telklaalale ja siis ootab meid ees, nagu ma aru sain, lõuna ja telkide mahavõtmine ja siis ongi juba tänane päev läbi. Matkamäng tegelikult oli täiega nagu selles mõttes, et saime rakendada eile õpitud teadmiseid täna. Ehkki me mõlemad vist ootasime seda, et meil antakse kaart kätte ja siis me peame jooksma kuskile tundmatus suunas. Näe, mets on seal, minge sinna ja tulge sealt välja, et umbes seda. Aga seda ei olnud. Aga selles mõttes fun, et kõik said nagu jõukohaselt hakkama ja see oli täiega tore. Aga tead, see on see hetk, kus sa pead liituma näiteks kaitsega, et seda saada. Jah, true. Kas see oli mingi vihje või? See võib-olla oli vihje. Aga jah, eks me siis filmime pärast veel prolli mingisuguse väikse klipi. Prolli. Davai. Yes. Bye! Ja siis me jõudsime sinna tagasi ja siis meil oli lõuna, kui ma ei eksi. Ja siis oli autosustamine. Ja lõpurivistus. Jah, lõpurivistus. Ehk siis meil võeti nagu hiljem. Ja siis meil oli lõpurivistus, kus me saime siis auväärse 3. koha oma grupiga, sest me oleme lihtsalt nii head nagu. Ja siis tänati kõik osalejaid, me saime ka sertifikaadid selle eest, et me osalesime seal. Väike klipp. Juhu! Ja siis võeti lipukene alla. Ja oligi nädalavahetus läbi. Ühesõnaga, kui sulle meeldis see video, siis subscribe meie kanalit, jäta meile like ja kommenteeri ka. Ja ma ei tea, mis sulle tundus kõige põnevat töötuba nendest asjadest, mis me just kirjeldasime, sa võid meile nagu märku anda. Ja see you next time! Juhu!